tere hommikut! Nii, et siis ma lähen Tallinnasse täna. Mul on Pelgulinna sünnitusmajas kokku lepitud Elina Piirimäega vestlus. Ma ei tea, ma ei ole mitte kunagi Pelgus praksis olnud, ma ei ole ITK-s ka olnud sünnitusosakonnas ega kuskil ämmaemandus-praksis. Nii et ma ei kujuta üldse ette, mis seal kuidas seal välja näeb või mis seal on. Aga mul on praegu siuke seis, et suveks ma saaksin tegelikult Tartusse ka tööle, kui ma tahaksin. Aga see on ainult suveks. Aga kui ma saaksin Pelku võib-olla oma päris koha, siis ma arvan, et see oleks veits mõistlikum variant. Mitte, et ma tahaksin meeletult Tallinnasse minna. Aga ma arvan, et see mõjuks mulle tegelikult päris hästi. Kuigi mu kodu jääks siia üksinda. See oleks kurb. Davai. Aga läksime siis. Nii, mul on mingi pool tundi aega umbes bussini. Nii tore, et Tartu nii väike on. Ma muidu ei ole osturalliga eriti palju kursis, aga ainuke asi, mida ma tean, on see, et osturalli ajal saab Tartu kaubamaja eest maailma parimaid sõõrikuid. For sure. Aitäh teile! Oih! Vapsi! Davai! Nii, 19. Tuleb välja, et jah, siin bussis ei olegi 19. istekohta, mis mul oli müüdud. Aga ma leidsin ikkagi õnneks koha suht vähe rahvasta. Ja saan tegeleda veits erialakirjandusega ka. Yeah, baby! Tere! Tere! Aga kas sul on mulle mingid words of wisdomit öelda selle intervjuuga seoses või? Don't be yourself. Be normal. Mida väga jällegi vist. Ilmselgelt nad otsivad rohkem ühte inimest. Vist küll, jah. Tegelikult nad tahaksid keegi alustaks mais juba, ma sain aru. NB autopesu. Lilled. Väga tundub, et siuke funktsioneeriv ja Heal järel. Lokkab siin lilledest kõik. Maja ise näeb küll suht siuke nukker välja. Oota sisu ära või? Ma vaatasin, neil oli 25 000 euro eest tehtud korda 2 sünnitusjärgset palatit. Jaa, need on hästi ilus, need on fashion toad, aga... Perepalatit. No aga need on ainult 2. Sinna sa arvastad korda aastasünnivad. Seal on mingi kergem, see tasu on... Wish me luck. No aga ille mulle siis. Edu. Anna ma sida. Knock them down nagu. Davai, here we go. No nii. Saingi käidud. Ma ei teagi siis, mis ma järeldada oskan siin. Elin on täiega tore. Siin on nii valge, et mul aparaat ei saa aru, mis toimub. Maja on ikka üsna stagna. Ma ei tea, Elin ütles, et ta tunneb muret selle pärast, et ma olen siuke roheline ja lähen Hiina meie käskini koolitusele ja värki.
et äkki ma jooksen väga vastu seina ja kuidagi pettun ja ei taha enam kunagi ämmaemandana töötada, värki-särki, et noh, et haiglas ikkagi tehakse asju haigla moodi, noh. Ja on asju, mis kindlasti tekitavad küsimusi. Ma olen ikka hea mees, et ma jalutan Tallinnas ja värki. Jõudsin siia Toompea alusesse parki. Ma teagi, sellel on kindlasti mingi nimi ka. Aga igatahes mulle meeldis tegelikult nagu see vestlus, igatahes meeldis mulle küll väga. Ja Elina meeldis mulle, aga ega ma väga ei näinud seda. Noh, me kiikasime korraks nendesse osakondadesse sisse, aga ega mul mingit suurt ülevaadet sellest ei tekkinud. Aga ma üritan igatahes oma teed läbi murda Paavli kaltsukasse. Siin on ilus. Vaat mille otsa ma täiesti juhuslikult koperdasin. Tervitused Krennile. Jalutasime mööda Kopli tänavat ja teisel pool teed. Üks minu vähestest Tallinna sõpradest lihtsalt kõnnib mulle vastu. Jaa, arbuusinaine. Ülilahe, näed, ma pean ikka tulema siia Tallinnasse, kui nagu sõbrad igal pool vastu jalutavad nüüd lampi. Aga me hakkame arbuusi sööma. Davai. Mul on kogu aeg mingid haiged algussõnad. Yo man, yo peeps. Ühesõnaga, tripsuga läks nii kaua, et ma ei jõudnudki Paavli kaltsukasse. Aga mul on uus kaaslane. Oh my god! Fucking jõuluvana! Davai. No ma teen hinnangu, esimene hinnangu, vaata. Ma tulema selle kodule. Sa ütlesid, et sa koristasid ära, on ja? Ma saan selle pilguga nagu vaadata. Mul pesuvotis lõpetab, sest ma võtan tühjaks kohe. Davai. Võtta, ei zoomi ära. Oi on no zoom. Keegi mängib kitra jälle. Tegelikult suht nagu ma ette kujutsin, ütleme nii. Nii? See vestlus oli hästi familiaarne. Et ma olen Elina Piirimäed nagu kohanud varem mingitel ühingu üritustel, vaata. Ja siis ma nagu teadsin teda ja tema teab mind ja juba siis, kui ma helistasin talle, siis oli siuke umbes, et kõne panin ära mingi tšau ja noh, kuidagi siuke hästi nagu tore ja vestlus oli ka täiega tore. Elina ütles, et ta tunneb veits muret selle pärast, et ma olen siuke roheline. Mitte, et ma tegelikult oleksin, aga noh, ilmselt nagu veits rohelisem kui siuke keskmine. Mina tulen oma mingi suure entusiasmi ja mingi kõige paremates soovidega. Aga et siis haigla võib-olla nagu muserdab mind täiega, et siis ta ei tahaks nagu näha seda, et ma kuidagi läbi põlen või kuidagi, noh, saad aru, on ja? Et no selles mõttes see oli üliarmas, et ta seda nagu niimoodi sõnastas ja siis ta muidugi ütles seda, et neil on kindlasti õhkkond hoopis teine kui Tartus. Et ma ise lihtsalt eeldan seda, et Tartus ilmselt ongi nagu, vaata inimesed on siuksed laid back rohkem ja nagu sõbralikumad ilmselt või kuidagi võtavad paremini võib-olla vastu inimesi, no ma ei tea. Ma arvan, et Tallinnas on pingelised lihtsalt, et sa ei jää aega nagu asju normaliselt formaliseerida. No ma ilmselt nagu selle põhjal, mida ma tean, et kuidas teised on tulnud siia, keda ma tean, neil on alguses suurt raske olnud ikkagi, et pingeline ja palju tööd ja värksärk, aga selles mõttes on nagu hea, et ma saan ise valida, mis koormusega ma tahan teha ka. Okei, äge. Et ma ei teagi, täiskohta ma ilmselt alguses ei võtaks nagu nii. Tartu on selles mõttes ilus, vaata, see on täiesti uus osakond ja ilus haigla nagu. Kuigi ta on ka hästi kliiniline, aga Pelk on nagu nõukaaegne haigla, vaata. Et seal on midagi ilmselt siin-seal tehtud, aga üldiselt nagu vana. Et ilmselt nagu keskkonna mõttes ka veits muserdav või nii. Lõhnab hästi. Mul on kõht vist suht tühi tegelikult. Ma ei ole midagi väga söönud, tripsu juures sõin neid mingi leivakorvikesi. Leivakorvikesi? Kas sa sõid leivakorvikesi või? Jaa. Tervitused Raunole. Tervitused Raunole. Sõid leivakorvikesi või? Kas sa sõid leivakorvikesi või?
Joono, kas sa sõid leivakorbikesse või? kui ma keskendun sellele, mida ma olen endale selgitanud ja lubanud, et esiteks, kui ma saan endale nagu oma koha Tallinnas nagu võrreldes sellega, et ma saan nagu suvekoha Tartus, siis Tallinn nagu juba sellega kaalub üle ja pluss tegelikult nad maksavad nagu rohkem raha ka. Loomulikult, see on Tallinn. See on Tallinn. Rohkem raha Tallinnas. Ühesõnaga, ma arvan, et pigem tasubki nagu keskenduda sellele kõigele, mis on nagu tore ja hea, onju. Nagunii on raske alguses igal pool ja come on, meil on Tartus anyways, ma saan ainult haiglasse tööle minna, nagu väga vahet ei ole siis ju. Ma ei tea. Mis sina arvad? Ma arvan, et söök on valmis. Nice. Räme pikalt praegu filmis, muidu ma pean mingi rämedat lõikama seda pärast. Kindlasti peab. Ma saan aru, et meisterkokk paneb kuule, lõputa ära nüüd, ma ära filmis. Miks ma ei või? Liiga laga on või? Jaa. Ma oled sealpool ikkagi või? Ma tahtsin öelda... Otsusta ära nüüd, kurat. Kas ma võin seina pool magada ka või? Jah. Thanks! Hea tööd! Vaat kui tore. Ma sattusin sellisesse väikesesse tudengikohvikusse nagu Living Room. Ja ma mäletan, et mingi 3 aastat tagasi umbes, ta ise ütles ka, et 3 aastat tagasi nad avasid see ettekandja, kes seal oli või see töötaja. Et me Alfiga olime koos siis veel ja juhuslikult jalutasime ja vaatasin, et tundub mingi lahe koht. Astusime sisse ja neil oli esimene päev siis. Ja nad ei olnud veel päris valmis. Aga näed sa, nüüd siis jällegi täpselt sama juhuslikult ma sattusin sinna. Varsti peaks saabuma aeg, et mind võtab peale üks tore noormees Madis, kes ma koju viib. Yeah. Hinnad jagati ja tegema hakanud. Filmin. Väga arvad. Ei metsa. Koju on nii hea tulla. Aga ma ei tea, mis seal muud siis. Nüüd on aeg mõtteid setitada lihtsalt. On ju? Thanks, et kuulasite mu ränti. Kerisin siin mõtteid siia ja sinna poole ja edasi ja tagasi. Tšau.